Kohtla-Järve kultuurikeskuses peeti 12. folklooripidu Jauram. Selle aasta teemaks oli Lõõts naerab. Külalisesinejaks oli kutsutud Põlva Lõõtsakool, Heino Tartes ja sõbrad. Hoogu juurde andsid erinevad tantsurühmad ja kapellid ning Ida-Virumaa folkloorihuvilised sädeinimesed. Kui palju on seekord osalejaid, tundsime huvi peo peakorraldajalt Taivo Aljaste. Osalejaid on kusagil 80 inimest, et on osa võetud sellest. On 4 tantsurühma, on rahvamuusikaansambel, kapell ja siis meie oma rahvamuusikakapelli Tuuleleelu ja folkloorirühm Lampriine. Kui aasta ajalukku, siis esimene lõõtspill jõudis Eestisse arvatavasti 19. sajandi keskpaiku. Esimene kirjalik teade lõõtspillist Eestis räägib, et 1886. aastal toimus Virumaal Kalevipoja seltsi koolimaja ehitamise toetuseks pidu, kus tantsiti lõõtspilli saantel. 20. sajandi vahetusel sai lõõtspill Eestis populaarseks. Selle üheks eelduseks oli muu hulgas funktsionaalse harmoonia, niinimetatud 3 tuuri lood, kodunemine rahvamuusikas. Eestis olid esialgu kasutusel eeskätt Venemaa vabrikute pillid. Lõõtspille oli Eestisse võimalik tellida Peterburi pilliäride kataloogidest, rannikul ja saartel kauplesid pillidega meremehed. Kuna välismaalt toodud lõõtspille ei jätkunud kõikidele soovijatele ja nende hind oli kõrgem, hakkasid kohalikud meistrimehed neid kodus ise valmistama. Kuna lõõtspill saavutas Eestis suure populaarsuse, hakkasid siinsed meistrid pilli edasi arendama ja kohandama omasse muusikatraditsiooni. Vastavalt arenes ka pillivängu stiil. Sündis Eesti lõõtspill. Eelmise sajandi lõpuaastail valmistati Eestis mitmeid erineva konstruktsiooniga ja eri materjalidest lõõtspill. Kõigi aegade tuntuim Eesti lõõtsameister oli August Teppo, kelle meisterdatud kauni särava kõla ja ülihea hääles püsivusega pillidest on eeskuju võtnud hilisemad pillimeistrid.